Esimene päevakorrapunkt on informatiivne punkt Harku vallavalitsuse ülevaade olulisematest asjadest, mis on toimunud 31.08 kuni 28.09.2023 istungite vahelisel ajal. Ettekandja vallavanem Katrin Krause, palun. Tere ka minu poolt. Teen ülevaate septembrikuu olulisemastest tegevustest. 1. september algas nagu ikka erinevate aktustega meie koolides. Samuti on ettevalmistamisel Harjumaa omavalitsuspäev, mis toimub 20. oktoobril. Kõigile on ka veel kutsed saadetud, et väga ootame ka kõiki volikogu ja komisjoni liikmeid osalema. Samuti jätkuvad ka meil visioonipäeva korraldamise arutelud ja see toimub 11. novembril ja see toimub siis meil arengukava raames, nii et samuti kõik on oodatud ka sinna ja seda infot ka levitama. Samuti on jätkunud uue arengukava koostamisel valdkondliku töörühmade koosolekud. Kohtusin kliimaminister Michaliga Sõrve teemadel, rõhutasime siis seda kaitseala moodustamise prioriteetsust, rääkisime talle kogu olukorra ära, leppisime kokku, et ootame Keskkonnaagentuuri uuringut ja kohtume uuesti oktoobri lõpus Harku vallas. Siis jätkuvalt on meil siis töölaual koolivõrgu analüüsi koostamine ja soovime sellega jõuda siis oktoobri komisjoniks valmis ja jõuab ka oktoobris volikokku. Samuti siis on töölaual olnud kultuurisündmuste arengusuunad 24. aastaks. Tiskre piirkonna arendajatega kohtumised, kus olen ka ise kohtumistel osalenud. Samuti külastas meid 8. septembril Soccer Karjääri OÜ esindaja ja üritas siis läbi rääkida ikkagi meiega võimalusi karjääri võimalikkusest, aga samuti nii nagu volikogu seda soovi kinnitas, siis kinnitasime meie samad soovi, et me ei soovi neid meie valda. 11. septembril oli meil nõupidamine Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse esindajatega ühistranspordi väljakutsetest ja selle korraldamisest. Ja septembri keskel siis Eesti Linnade Vallaliidu kohtumised, samuti 14. september toimus meil Väänä-Jõesuu lasteaia sarikapidu, maja karp on valmis ja jätkame aktiivselt ehitustega. Ja septembri lõpus poole siis Omavalitsuste Liidu volikogu töös osalemine, Rae vallas omavalitsuspäeva osalemine ja praegu siis on meil ka käibas protsess haridus- ja kultuuriosakonna juhi valimiseks ja loodame, et siis ametikoht saab ka 2-3 nädala jooksul täidetud. Osakondade tööst siis nii palju, et vallakantselei poole pealt oleme siis töös hoidnud kvaliteedijuhtimise süsteemi koolitusi, mis on erakorraliselt siis selle poolest, et see on mõeldud kogu meie organisatsioonile ja koolitatud saavad siis kõik meie inimesed, välja arvatud hetkel siis tugiteenused, kes vajavad tegelikult natuke teistsugust lähenemist selle kvaliteedi juhtimisele. Arengukava töörühmad töötavad, millest juba ka mainisin. Klienditeeninduse uuringu analüüs, ehk siis me oleme eesmärgiks võtnud, et me teeme 2 korda aastas klienditeeninduse uuringut ja hea meel on tõdeda selle üle, et 87 inimest vastas tagasisidele ja kui eelmise uuringu tulemus oli 8,46% 10-st, oli see tagasiside positiivne, siis seekord oli see lausa kõrgem. 8,46 10-st oli ta nüüd ja eelmisel korral, mis meil siis kevadel tegime, oli 7,82 10-st. Ehk siis väikene tõus ka seal. Sai valmis kaebuste register, mida meil enne ei olnud. Ehitusplaneerimise osakonna tööst samuti on meil kõik osakonnad tegelikult hõivatud siis selle arengukava koostamise ja erinevate töörühmade koosolekutega. Tallinna ringraudtee tutvustamiskoosolekul on osaletud ja käsile ongi võetud siis selle Tiskre piirkonna ja Appametsa 1., 2., 3. kvartali arendajatega kohtumised, et saaks siis ka seal edasi liikuda. Lisaks tuli ka meil üks halduskohtu rahuldatud otsus, mis puudutab siis seda Oru maaüksuse detailplaneeringut,
aga vallavalitsus kaebab selle kindlasti ka edasi. Ja septembri lõpus, oktoobri alguses korraldab Puhkametsade teemaplaneeringu koostaja ideekorje ja see ideekorje kestabki siis 1. oktoobri, või tähendab, vabandust, vist oli 11. oktoobrini, või vähemalt oktoobri esimese pooles on see aktiivne, see töö. Koostati 13 projekteerimistingimuste andmist, esitati 2 detailplaneeringuga seotud taotlust ja viidi lõpuni siis 14 maakorralduslikku küsimust. Arendus- ja haldusosakonnas on neid tegevusi väga-väga palju, et ma võib-olla ei loegi kõiki asju ette, aga jätkuvad nii-öelda erinevad ehitused, rajatised, kõik need asjad, mis meil nagu töös on ilusti praegu ajakohaselt toiminud. Võib-olla kõige suurem neist ongi siis Tabasalu kooli ehitusega, me oleme ilusti ajagraafikus selles mõttes, et seal on küll mõned tööd, mis on praegu jäänud, koridorid ja mingid asjad, mis on jäänud nii-öelda ka septembri tegevuse sisse, aga lift ja sellised asjad plaanitakse siis valmis saada oktoobri lõpuks. Ehk siis kooli tegevust nad ei sega, aga mõnes kohas veel ehitus toimub ja maalerdustööd ja sellised asjad toimivad. Võib-olla oluline ka siis see, et esitasime vallamaja rajamiseks ligi nullenergiameetmesse toetuse taotluse ja Väänä-Jõesuu lasteaia hoonest. Hariduse kultuuriosakonna poolt jätkame noorsootöö kvaliteedi hindamise protsessiga, jätkub koolivõrgu analüüsi koostamine ja liikumisaasta viimase kvartali tegevused saavad nüüd lõpusirgele ja ootame siis TUI-stipendiumi kandidaate kuni 15. oktoobrini. Hariduse ja tugiteenuste osakonnast meil kokku 19 uut spetsialisti tööle võetud, 10 neist siis on uued inimesed ja 9 koolist, kes nii-öelda on ületulijad. Ja 25. septembris toimus siis ka nende infotund ja erinevad nõupidamised siis nende aasta eesmärkide tegevustel. Kommunikatsiooni poole pealt Tabasalu päeva kokkuvõtted on tehtud, samuti on suurt rõhku pandud siis valla arengukava nii-öelda informeerimisele sellest, et inimesed oleksid teadlikud, et me sellist protsessi oleme käivitanud ja lisaks siis ka on meil küsitlus kodanikele, mis on praegu veebis üleval ja vist järsku oli 1. oktoober selle vastamistähtaeg, nii et kindlasti ise kutsun üles kõiki aktiivselt vastama ja ka oma nii-öelda kaaskondlasi, ehk siis levitage seda infot. Ja hästi olulisel kohal on ka kommunikatsiooni osas olnud keskkond ja sellega seonduv, et need teemad on olnud ka luubi all. Aga hetkel siis minu poolt kõik. Aitäh! Aitäh! Kas kellelgi on küsimusi? Jah, Val, palun. Ja aitäh! Mul selle sama Sõrve riikliku looduskaitseala teemaga selline küsimus, et kuulsin, et just nagu Keskkonnaagentuur teeks mingit hinnangut või analüüsi või see on täiesti uus teema, et millest selline asi tuleb, kui kehtestamise eelnõu on ammu juba riigi valitsusele üle antud? See tegelikult ei ole üldse seotud otseselt nii-öelda selles mõttes selle kehtestamisega. Minu teada on lihtsalt see info, see avalikustatakse varsti. Sõrve oma unikaalse... Vabandust, mul ei olnud üldse mikrofon sees, ma alustan nüüd uuesti. Ehk siis Sõrve oma unikaalse looduskeskkonnaga sattus nii-öelda siis ökosüsteemide kaardistamise, kuidas siis öeldakse, valimisse. See on üks üle-eestiline projekt, ma võin sulle täpselt saata selle info. Selle projekti kogumaksumus on 1,2 miljonit. Ja see ei ole nüüd ainult Sõrvepõhine, vaid tegelikult kaardistatakse kogu Eestis oluliseid ökosüsteeme. Ja see on selles mõttes väga hea uudis, mille ma teada sain, et see Sõrve on ka sinna valimisse sattunud. Ja arvatavasti tuleb sealt ikkagi meile nagu toetavaid tegureid nii-öelda selle ökosüsteemi püsima jäämise osas, nii et sellepärast oleks oluline see uuringu tulemus ära oodata ja minu teada see peaks nüüd oktoobri alguses välja tulema ka ja ma saan seda infot täpsemalt jagada siis. Tähendab, see saab valmis oktoobris? Jaa, see saab valmis, ehk siis see protsess on, vist ma saan aru, projekti on kevadest saati nii-öelda siis eest veetud ja tehtud ja nüüd ta peaks valmima. Ja iseenesest see ei ole mingi ime, et Sõrve sinna valimisse sattus, et see on täiesti loogiline, et ta seal on, et ta ongi seda. Ja vestlusel tuli ka välja see, et tegelikult on väga, väga kõrgelt hinnatud seda loodusväärtust seal. Okay. Nii, aitäh. Mardil oli küsimus. Ja ma tegelikult lihtsalt täpsustada, kui me Katriniga koos seal kohtumas käisime, et
et see lihtsalt tegelikult annab ühe täiendava argumendi, miks selle loodetavasti annab ja eeldatavasti annab, miks seda nii-öelda vastu võtta, kuna see sellel kohtumise hetkel oli vastus, et see valmib paari nädala jooksul, siis lihtsalt nii-öelda selle asemel, et suruda teda enne valitsusse, on parem teda suruda peale seda, kus on jälle üks nagu tugev ja uus argument juures, kus esimest korda tegelikult hinnatakse siis keskkond, aga mitte nagu ainult nagu rahalise või antakse sellele väärtus siis mitte ainult nagu majanduslikest kaalutlustest, vaid keskkonnakaalutlustest lähtudes. Ja aitäh täpsustuste eest ja siin oli Jaanusel küsimus, palun. Ja, mul on vallavanem küsimus selline, et teatavasti septembris läksid lapsed kooli ja lapsevanemad on küsinud, millised arengud on Sõrve trepi osas. Või vabandust, sellest oli jutt Muraste trepi osas. Ja praegused arengud on sellised, et need on projekteerijas valmib, aga reaalselt ehitusse me saame ikkagi astuda uuel aastal. Nii et see on projekteerimisel. Jah, palun, Einar. Et küsimus mitte ainult septembri, aga võib-olla ka järgmise kuu kohta, kuna järgmise aasta eelarve on tegemisel. Et selleks aastaks liikumisaasta raames 25 000 oli vist valla eelarves selle tegevuse edendamiseks. Et see aasta saab varsti otsa, aga need, kellega ma olen suhtlenud, kes liikumise aasta üritusest neid üritusi korraldavad, läbi viivad, et võib-olla ka järgmiseks aastaks midagi analoogilist, mida eelarvest annab nagu kalkuleerida, selles suunas välja mõtelda. Et päris ei tahaks vast seda ära lõpetada, seda head initsiatiivi. Aitäh! Ja kindlasti ja eriti veel, kui volikogu seda toetab, siis see on ka meie prioriteet, et me saaks oma liikumis- ja spordiüritused nii-öelda aktiivseks, et inimesed osaleksid, et see on ka meie prioriteet. Jah, nii et kindlasti me leiame ja mõtleme need vahendid. Aitäh! Nii, aitäh! Nii Vita Autasel ka oli käsi püsti. Jah, ma võib-olla küsi praegu selle kohta, mis hetkel Katrin siin ette kandis, vaid pigem info olukorrast, et oli juttu siin Diskrest ja teatavasti ise ära arenduses on jutt meil nagu kulgeb see protsess või selle arendajaga. Aitäh! Ma tean, et need kohtumisi on peetud, võib-olla praegu Vello ja Robert oskavad natuke täpsustada, sest mina nendel kohtumistel ei ole viibinud. Ja aitäh, et ma võin nii palju täpsustada, et tõesti vallavanem Robert Tippin, palun. Aitäh! Harku valla volikogu revisjonikomisjon on siis võtnud lubi alla eralasteaiast lastehoius käivate laste koha ja muude tasude võrdlused ja võrdse kohtlemise. Ja revisjonikomisjon oma aktis tõi siis ka välja, et on tekkinud olukord, kus me viitame ühes õigusaktis teisele õigusaktile, mis on vahepeal muutunud. Ja põhimõtteliselt on tegemist siis vastuoluga normitehnilise veaga kahe määruse vahel ja seetõttu siis ongi ette valmistatud volikogu määruse number 20 Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord muutmise eelnõu. Ja selle muudatusega siis me korrigeerime sõnastust ja ei viita enam konkreetsele õigusaktile, vaid anname sellise üldise viite. Aitäh! 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 Kas on ettekandjale küsimusi? Vabandust, kaasettekandja, jah. Kaasettekandja selles küsimuses on meil, hetkel ma saan aru, et aseesimees on jah praegu, kuna ei ole esimest kohal, siis annan sõna Kalev Konsa, palun. Aitäh! Tehniline täpsustus oli see ja komisjon nõustus sellega. Aitäh! Aitäh! Ja nüüd on, kas kellelgi on küsimusi ettekandjale? Kui ei ole, siis panen selle eelnõu hääletusele. Kes on selle eelnõu poolt, palun käega märku anda. Eelnõu ühehäälselt vastu võetud.
päevakorrapunkt 3. Vallavolikogu 27. september 2018 määruse number 13 Harku valla arengukava aastani 2037 muutmine. See on meil teine lugemine. Ja ettekandja abivallavanem Piret Tsahkna. Palun, Piret. Ja aitäh, hea volikogu. Teie ees on siis eelnõu arengukava muutmise osas ja selle arengukava muutmise raames ei muudeta arengukava arenguperspektiive ega eesmärke, vaid 2 lisa, mis selle juurde käib. Üks on siis investeeringute kava ja teine eelarvestrateegia. Ja neid lisasid tuleb siis värskendada iga-aastaselt ja seejuures eelarvestrateegia esitada ka 15. oktoobriks Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile. Eelmisel volikogul oli esimene lugemine, kus volikogu määras muudatusettepanekute tähtaja. Kokku tuli 12 ettepanekut. Nendest 2 olid korduvad, nüüd 1 tegelikult täpsustav küsimus. Vallavalitsus vaatas need ettepanekud üle, lisas oma seisukohad ja tegi ettepaneku arvestada 2-ga täielikus osas ning 2 ettepaneku osas siis arvestada osaliselt. Ning lisas siis täiendavalt juurde 13 ettepanekut strateegia investeeringukava täiendamiseks. Siis eelarvestrateegia investeeringute kava siis perioodil 2024–2027 fookuses on ÜVK arengukava jätkuv elluviimine, lisaks siis Otsa-Mikko piirkonna probleemi lahendamine, jätkuvalt tegeleda igale lapsele lasteaia koha tagamisega, lisakohtade loomine rannade 2, samuti tagada kasvale elanikkonnale koolikoht koduvallas, parandada laste ja noorte liikumise vaba- ja veetmisvõimalusi, alustada ja ellu viia jäätmejaama kultuuri- ja vabakeskuse ning kogukonnapõhiste toetatud eluasemete rajamist ning jätkata olemasolevate rajatiste ehk siis teede tänavate hoidmist ning uute süsteemset arendamist. Eelarvestrateegia kohaselt on Harku vald täitnud finantsdistsipliini meetmeid ehk netovõla koormus on lubatud piirides ning põhitegevuse tulem on positiivne ning ühtlasi ka võimaldab katta võetud laene. Aitäh! Nii, aitäh! Nii, sõna kaasettekandeks on meil majanduskomisjoni esimees Ott Kasuri, palun. Aitäh! Majanduskomisjon toimus 20. septembril, osales 7 komisjoni liiget, oli meil puudujaid, meil oli külalisi. Külalisteks olid meil Erik Sandla, Jaanus Ärps, Vita Autas, Martin Joonis, abivallavanemad Piret Tsahkna, Vello Viibrug, Robert Tippin ja sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Tiia Spitsen. Esimene päevakorrapunkt oli see, mida hetkel meile abivallavanem Piret Tsahkna tutvustas. Meile komisjonis jagas ka selgitusi abivallavanemad, mõlemad abivallavanemad, nii Vello Viibrug kui ka Robert Lippin. Ja eelnõul olid esitatud muudatusettepanekud, need said ka läbi arutatud. Muudatusettepanekuid tuli Heinart Puhkimilt, Mairolt Vaigult, EKRE fraktsioonilt ja vallavalitsuse poolt. Ja põhimõtteliselt komisjon leidis, et võib-olla sellise täpsustuse ettepanekule number 18, et enne kui Väänä-Jõesuus asutakse hoonet rekonstrueerima, mis on mõeldud külakeskuseks, oleks mõistlik tellida selle hoonele ehitusekspertiis, et oleks selge pilt, kas hoonet on üldse võimalik rekonstrueerida ja kas hoone sellised taristud ei ole saanud kahjustada ja kas seda enne kui kulu tehakse, oleks pilt selge, et ei peaks tagantjärgi tark olema. Ja võib-olla ka see hoone tänane võib-olla siseseinte paigutus võib-olla ei toeta seda, mida soovitakse sinna rajada, et kui on see noorte ja vabaajakeskuse tingimuste parandamine, et seal oleks ruumi siis ka nii noortele kui ka siis külakeskuses töötavatele inimestele. Kergliiklusteede osas sai siin projekteerimised läbi arutatud ja tegelikult siin komisjon ettepanekul number 22 ütles seda, et kergliiklusteede projekteerimine peab kindlasti olema kooskõlas vastava Harku valla teede teemaplaneeringuga. Et Vello Viiburgi poolt saadud informatsiooni alusel peaks Harku valla teede teemaplaneering kindlasti selle aastal valmis saama. Et need 2 dokumenti omavahel peaksid olema kooskõlas. Ja sõnastati ümber ka mänguväljakute ehitamine
ja siin anti meile selles mõttes ülevaade selle kohta, et mänguväljakute ehitustegevus on pidev, järjepidev protsess ja tegelikult et see planeeritav tegevus tegelikult on laiem kui ainult üks mänguväljak, mis oli siis loetavus ära toodud, vaid see kehtib ka vallas erinevates asukohtades olevate mänguväljakute heaks. Ühed ettepanekud, mis olid tehtud EKRE poolt, oli mänguväljak eramaal, aga selle eramaa osas, mis on Ilmandu külas, kindlasti enne on vaja selgusele jõuda ja siis on võimalik seda ettepanekut loomulikult toetada. Tegelikult meie komisjon arutas ka selle punkti arutelu juures veel ka teisi küsimusi, mis puudutasid ka ehitus- ja planeerimiskomisjoni, aga ma siin sellele hetkel nagu sellele peatuma ei jää, see oli seotud Otsa-Mikko probleemidega, et need vast siis eelarvestrateegias märgitud tegevused E432 on tegevuskavas tegevusta 433, seega täpsustada dokumenti, tegime sellise ettepaneku ning tegevuskavas E487 Alasindu tee taastusremont tuua välja konkreetsed teed, mida on silmas peetud. Ja otsustasime siis ühehäälselt, 7 komisjoni liiget oli kohal, suunata eelnõu volikokku muudetud kujul. Minu poolt kõik, aitäh. Nii, aitäh, aga enne kui ma annan sõna küsimusteks, siis IT poolt tuli praegu meil teade, et meil on ülekandeprobleemid, et teeme väikse pausi. Tepo, aga palju me aega vajab? Paus 7 minutit. Teen ettepaneku, et paneme selle eelnõu hääletusele. Kes on selle eelnõu poolt, palun käega märku anda. Nii, eelnõu on sellega vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt siis vallavara kasutusse andmine jäi meil vahele ja nüüd on siis Harku valla Umala külas asuva põllu kinnisasja jagamise ja piiri muutmise kohta seisukoha andmine. Ettekandja ja abivallavanem Vello Viiburg, palun Vello. Aitäh. Nii, lugupeetud volikogu liikmed, meil on siis ette valmistatud eelnõu, mis käsitleb siis ühe Umala külas asuva kinnistu jagamist ja sellele seisukoha andmist. Et tegemist on siis 22 hektari suuruse kinnistuga, millel on projekteerimistingimused väljastatud 2022. aasta lõpus. Nende järgi sooviti siis rajada kinnistule elamu ja üks abijoone. Kuna meie teemaplaneeringu järgi peaks olema siis nii, et kui maaüksuse pindala on hästi suur ja siin on võimalik teha siis elamu sihtotstarbega krunt, vähemalt 2000 või 3000 ruutmeetri suurune, siis peab selle juurde kuuluma ka 20 000 hektari suurune maatulundusmaa, et need nõuded on hetkel täidetud ja vallavalitsus teeb ettepaneku siis selle kinnisasja jagamine menetleda. Üks täpsustus tuli veel komisjoni poolt, et kuna siin plaani kahjuks tahvlile ei ole võimalik panna, siis tuli, ma pidin küsima, et joonised ei olegi. Tema kinnistule läheb läbi teistest kinnistutest ja äärmiselt oleks vajalik, et sinna seatakse isiklik kasutusõigus, nii et sellega oli omanik nõus ja me palume siis seda eelnõud niimoodi täiendada, et selle kohta läheb siis ka eraldi lõik sinna preambulasse. Minu poolt kõik, aitäh. Nii, aitäh. Sõna kaasettekandeks on planeerimise keskkonnakomisjoni esimehel Kaido, palun. Tänan. Meie komisjon kogunes eelmise nädala esmaspäeval, nagu ikka, ja kohal oli 6 inimest. Et seda eelnõu me toetasime, nii nagu Vello ütles, et kui on meil üldplaneeringu järgi täna 2 hektariline kinnistu vähemalt, siis sinna sisse saab moodustada ühe elamukrundi. Et see jätkuvalt meil praegu veel kehtib. Ja ka siin on tegemist 22 hektari suuruse krundiga ja kas ma mäletan õieti, Vello, seal oli isegi vana taluase olemas.
et siin ei olnud nagu ühtegi põhjust nagu mitte nõustuda ja tõepoolest me palusime siis lisada selle klausli, et kuna seal täna on põlluvahetee, mida ilmselgelt teiste kinnistute peale ligipääsemiseks kasutatakse, et see tee siis mingil põhjusel ei saa kogemata suletud, siis et see tee sinna sellise üldkasutatava servituudina peale seatakse. Ma sain aru, et omanik oli nõus sellega, et toetasime igati. Aitäh! Nii, kas on küsimusi ettekandjale? Ei ole. Kas keegi nõuab selle eelnõu hääletamist? Ei nõua, siis on eelnõu sellega vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on Rannamõisa külas Vanataari T4 maaüksuse lähiala detailplaneeringu algatamine ja teine eelnõu on meil ka sama asja kohta Rannamõisa külas Vanataari T4 maaüksuse lähiala detailplaneeringu algatamata jätmine. Nii, ettekandja on meil abivallavane Vello Viiburg, palun. Jah, aitäh. Et kui te mäletate, siis juunikuu lõpus me arutasime ühte eelnõud, kus tillukene maatükk Rannamõisa külas aadressil Vanataari T4 omanik tegi siis ettepaneku algatada detailplaneering, et tookord meil jäi siis volikogus selline olukord, et tegelikult seda eelnõu algatamist või eelnõu heakskiitu keegi ei andnud ja eelnõu või detailplaneering jäi algatamata. Ja tehti ettepanek siia kõrvale tuua ka siis mittealgatamise eelnõu ja täna on siis meil laual tõesti kaks eelnõud, üks on siis algatamise eelnõu ja teine algatamata jätmise eelnõu. Et ma võib-olla hästi lühidalt veel tuletan meelde, milles seal probleem oli, et tegelikult miks pärast siis volikogu too hetk nagu vastu oli. Et tegelikult on siis seal olemasolev detailplaneering olemas, kus on selle järgi on siis lubatud ehitusalune pind sellel kinnistul 200 ruutmeetrit, täna on tegelikult täis ehitatud 193,2, suurim lubatud korruselisus on 2, täna on korruselisus 1-2, mõnedes hoonetes on 1, mõnedes 2 või ta on niisugune langeva trendiga hoone. Suurim lubatud kõrgus on detaili järgi 8,5, tegelikult on 7,4, aga mis seal probleemiks on, kui omanik tuli kasutusluba taotlema, siis selgus, et 9 ruutmeetri võrra on tegelikult ta ehitanud siis oma hoonet väljaspoole detailplaneeringu järgset hoonestusala. Noh, me oleme vallavalitsuses nagu seda teemat arutanud ja me oleme nagu seisukohal, et tegemist ei ole väga suure rikkumisega, aga samas jälle teeb selle asja nagu hullemaks see, et ta on nagu tagantjärgi seadustamine, et ikkagi inimene on ehitanud oma maja valmis ja nüüd küsib siis volikogult, et volikogu annaks siis nõusoleku detailplaneeringu algatamiseks, et ta saaks kõik asjad ornungisse viia. Selle tõttu me siis oleme siin uuesti, et kuna on kaks eelnõud, siis täna tuleb siis hääletada, kumba eelnõuga me edasi läheme, eks ole, noh, tõenäoliselt kui tuleb eelnõu, et me ikkagi ei algata seda detailplaneeringut, siis me tuleme selle küsimuse juurde ka kolmandat korda tagasi, aga minu poolt praegu kõik, aitäh. Aitäh, sõna kaasettekandeks on planeerimise keskkonnakomisjoni esimees Kaido Kruusajal, palun. Aitäh. Et tegemist oli meil komisjonis ühe punktiga, siis, mis tekitas väga suurt dispuuti ja nagu me teame, eks ju, et eelmises volikogus me jätsime selle asja, kas oli eelmine või oli juunikuu volikogus me jätsime selle asja algatamata ja nüüd me oleme siis selle asja juures jällegi tagasi ja etteruttavalt võin veel öelda, et tegelikult komisjon seda ei toetanud seda algatamist, küll aga võttis info kuulda ja tegelikult suunas volikokku mõlemad eelnõud, et me saaksimegi volikogus teha siis oma otsuse vastavalt siis sellele infole, mis meie valduses on. Minu ülesanne oli siis kogu see arutelu nagu lühidalt edasi anda ja see sisu on siis põhimõtteliselt järgmine, et meid väga häirib jätkuvalt see, et tegelikkuses me istume siin laua taga, koguneme, arutame, võtame vastu detailplaneeringuid, käsime vaadata, et kuskil mingi puu jääks alles ja kusagilt, et saaksid kitsed üle ja mida kõike iganes detailselt on
ja siis antakse selle detailplaneeringu alusel kodanikule ehitusluba, millel on siis hoone projekt, mis vastab igati selle detailplaneeringu ülesandele. Ja mis siis edasi saab see, et inimene ehitab täiesti teise maja, no mitte täiesti teise, ütleme, kandiline ta on ikkagi, et kaugelt on majana ära tuntav. Ja siis edasi on see, et kuna see ups sai niisugune maja nüüd, et mis ei olegi nagu päris nagu see, mida tohtis teha, aga et parandame selle vea tagant järgi ära. Tegelikult üli halb, üli mõttetu praktika ja tegelikult tahaks sellele asjale ühe hetkel joone alla tõmmata, et tihehoonestusalades, kus on ette nähtud ühiskondlik kokkulepe, detailplaneering, kus lepitakse kokku, mida saab ehitada, milline see peab välja nägema, et lõpetada ära selline praktika, kus me tagantjärgi asume seadustama ja olge nüüd selles mõttes, oleme ausad, et see praktika süveneb, sellepärast et info levib, et kui te ei algata, me anname kohtusse ja kohus tuleb ikka ja käsib üle vaadata selle otsuse ja küllap ikkagi tuleb teha ja kohus tõepoolest kasutab sellist lähenemist, et kuna viga ei ole nii suur, siis pole nii hull, et las ta siis olla, võiks öelda, et võib-olla meil siin, ma ei tea, mõni on näiteks autoga liigeldes 100 on lubatud, sõidab 120-ga, kuna ta sõidab päris hästi, et põhimõtteliselt saab ka joobes autot juhtida, nii et siis ütleme, et pole hullu. Et tegelikult on väga halb, eks ju, ja me näemegi neid igasuguseid selliseid valla otsuste peale läbi kohtute nii-öelda tühistamise, eks ju, kus kohtunik tegelikult võtab kanda endale sellise otsustaja rolli, kus tal on siis kaalutlusõigus, on ju, ja ta siis vaatab, et kas on liiga suur rikkumine. Igasugune rikkumine meie arvates on rikkumine, et kui on tehtud teisiti, kui on kokku lepitud, siis on rikkumine ja ei saa öelda, et oi, ma ostsin maja, on ju, ja mul on nüüd õigustatud ootus see asi seadustada, kuigi ole siis juba ostes tähelepanelik, et mine siis vaata, mis asja sa ostad. Kui sa ostad täiesti vale asja, siis sa võtad ise endale selle riski, et ei saa teha, ei saa seadustada. Ütleme, et meil on, ma saan aru, et siin valla volikogu ja vallavalitsuse osas ka nagu niisugune tunne, et läheb kohtusse, kohtunik teeb sellise otsuse, on ju, volikogu või komisjonis jäi nagu kõlama, me oleme seda praktikat ka enne kasutanud, eks ju, tegelikult ütleme, et me peaksime kohtule ka näitama ühel hetkel, et ka meil on kaalutlusõigus, eks ju, kui kohtunik teeb kaalutlusõigusi ühe punkti alusel, on ju, siis meie tegelikult vaatame mitut asja, kui kohtunik ütleb, et oi, selle planeeringu peab kuskile tegema ja ehitama ja tal on õigustatud ootus, siis meie tegelikult vaatame näiteks seda asja, jutt käib näiteks Orust praegult, on ju, Oru planeeringust, kus meil on ka kohus teinud teistsuguse otsuse meile vastupidiselt, et me oleme otsustanud ju, et me tegelikult ei tee neid tihehoonestusi enam kuskile põldudele, on ju. Ja oleme planeeringu tühistanud ja kohus ütleb, et ei, et seal on inimesel on õigustatud ootus, on ju, ja me teeme selle planeeringu kohtu näpunäidete kohalt ära, on ju, tulevad sinna peale elama inimesed, kes tegelikult siis ütlevad, kus lasteaed on, on ju. Meil ei ole anda, ta läheb kohtusse ja kohtunik teeb jälle oma kaalutud õiguse, et see on teie kohustus, kus lasteaed on, ehitage, kõik me teame, mis need lastekohtadega on. Et tegelikult me peaksime nagu ühel hetkel ajama enda selja sirgus, mis me siin koguneme siin on, ja kui meil on kohtunik, et siis tuleb siis asjast huvitatud pool ja kohtunik ja naaber ja siis otsustavad, et me saame minna kuskile puhkama näiteks nii kauaks, et meil ei ole mõtet aega raisata. Et ettepanek on nagu teha sellele asjale ükskord nagu serge sein ette, et sõbrad, kui te ostate hooneid, kui te ostate kinnistuid, on ju, uurige kindlasti enne järgi, mis sellega teha saab, et kas kõik asjad on korras, on ju, et ei tuldaks mingit asja nii-öelda õigustatud ootuse ja mis iganes punktidega. Ja tõepoolest nüüd me siin hakkamegi otsustama, et kumb eelnõu siis läheb, et kas me algatame või ei algata. Teie otsustada. Selles mõttes komisjon on nõuandva selle sõnaga ja me oleme oma sõnad kord juba ka siin laua taga öelnud, on ju.
Kui me nüüd algatame, siis me algatame, on ju, ja mis jääb nagu edasi, on see, et planeeringule tuleb ka järgnev protsessis avalikustamine, kus saavad teha nii-öelda kõik ettepanekuid ja mis iganes ettepanekuid. Ja seda on ka ennem vallas kasutatud tegelikult, et kui tulevad ettepanekud, et ei sobi, on ju, ja ei sobi just sellise praktika tõttu, siis ei sobi, siis on üks huvitav kuulata, mis nüüd kohtunik sellele ütleb järgi, on ju. Et ongi nüüd pikk jutt lõpuni, eks ju, mis mul palus lõpuni räägitud, mis mul ette kanda paluti ja eks me siis teemegi siis igaüks nüüd oma otsuse, on ju. Aitäh teile! Aitäh! Nii, küsimused, Ott, palun! Aitäh ettekandjale, aitäh komisjoni esimehele. Komisjoni esimest, palun tuleta meelde, mis see komisjoni otsus meil oli siis? Aitäh! No protokollist on näha, et komisjon tegelikult oli sellisele praktikale vastu, vaatamata sellele, et vastab üldplaneeringule äkki kuidagi moodi ja vaatamata sellele, et on ainult tegemist 9 ruutmeetriga, eks ju, et 9 ruutmeetrit üle piiri on erinevalt detailplaneeringust ja see on seaduse rikkumine põhimõtteliselt, kokkuleppe rikkumine. Et komisjon oli vastu, aga arvestades seda, et on tegemist nõuandva organiga, siis saatsime mõlemad eelnõud siis volikogule otsustada ja see jutt kõrvale. Aitäh! Nii, aitäh! Nii, Vita Autosel oli käsi. Jah, ma tahtsin kommentaariks lihtsalt öelda nii palju siia juurde, et mis puudutab neid kohtuotsuseid, siis nii palju, kui mina olen planeerimiskomisjonis, ka mitte komisjonis, aga siis osakonnas juristiga rääkinud, siis tegelikult kohus otseselt ei ütle, et mis on õige, mis on vale, vaid pigem ta saadab volikogule selle otsuse tagasi, et palun vaadake nagu ringi, mis ei tähenda seda, et kohus on mingisuguse seisukoha võtnud, et kas on üks õige või teine vale, ta lihtsalt jätab selle seisukoha sisuliselt andmata. Et kas, kuigi selle mõttega ta nagu toetab justkui nagu seda rikkujat, et palun vaadake nagu ringi, aga otseselt ta seda nagu ei ütle ka volikogule, et te peate selle nüüd otsustama nii või naapidi. Aga selles mõttes ma toetan ikkagi komisjonis arutatud ja Kaido poolt praegu ette kantud, et las siis kohus jõuab endast nagu selgusele, saadame selle eelnõu siis ikkagi tagasi ja las kohus siis annab selge mingi oma nägemuse, et mida me tõesti muidu siin koos istume, et kui me nii-öelda oma kaalutlusõigust ei tohi nagu rakendada või kasutada. Et siin minu silmis jääb nagu isegi natuke tahaplaanile see, et kui suur see nüüd rikkumine seal parajasti nüüd oli, et pigem on nagu selline põhimõtteline kohtuküsimus. Selge, Kaido tahtis midagi siis vastata. Ma tahtsin seda öelda, et jah, et kohtunik ikkagi annab hinnangu, et kui talle tundub, et rikkumine on nii suur ja te tegite sellise otsuse, siis vaadake nüüd ringi ja sisu on ikkagi, ta ei saa kohustada loomulikult, aga sisu on ikkagi see, et vaadake ringi, tehke uus otsus, või motiveerige uuesti üle, Etteruttavalt võiks seda öelda, mis on ka planeerimise osakonnast jäänud kõlama, et oleks see asi tehtud nagu õiges järjekorras. Et tõepoolest, et tahan ehitada 9 ruutmeetrit, tegelikult jutt on veel suuremast mööda ehitamisest. 9 ruutmeetrit läheb detailplaneeringust välja, aga need ruutmeetrid oli vist paarkümmend, mis läksid tegelikult ehitusloast välja. Et tegemist on tegelikult pahatahtliku käitumisega teadlikult, ei saa olla nii, kujutates keegi ette, et hakkasin ehitama projekti järgi, tuli välja teistsugune. Et selgelt on tegemist tahtliku rikkumisega, aga jah, et kui see oleks läinud nagu õiget teedpidi, et oleks soovitud planeeringut laiendada ja ehitada suurem maja ja algatamine oleks siis see oleks tegelikult olnud üldplaneeringu mõistes nagu vastav ja võimalik, eks. Praegult on lihtsalt see vale järjekord, mis meil on saamas tavaks tihtilugu, oleneb tüübi või tähendab selles mõttes inimese tüübist ja nahaalsusest, eks ju, et teen valmis, mis te ikka saate teha ja lähmegi edasi. Et jah, nüüd me siis otsustame ja hääletame ja vaatame edasi. Nii, aitäh. Kas on veel kellelgi küsimusi või märkusi? Jaa, Kalev, palun. Mis see omaniku jaoks siis edasi tähendab, et kui jäetakse algatamata, et kuidas see olukord siis edasi läheb või mis on järgmised sammud üldse? Kui mina pean vastama, siis ma ütleks, et ei tahaks omaniku nahas päris olla.
et tegelikult siis läheb edasi niimoodi, et elada seal saab, keegi sind välja ei tõsta, on ju, lastega puu alla ei saada, lasteaiakoha saad ka jätkuvalt, eks ju, aga hoonel puudub kasutusluba. Kui hoonel kasutusluba ei ole, noh, täna nagu Eestis väga midagi ei saa veel, on ju, aga ei saa kindlustada äkki enam õieti, kui juhtub õnnetus, ei vasta sellele, on ju, Vello tahab mulle vastu vist vaielda või ma ei tea, on ju, aga üldjuhul on tegemist äärmiselt tüütu olukorraga, on ju. Nii, Vello tahtis midagi vastu. Ma tahtsin tegelikult mitte vastu vaielda, aga kui kasutusluba ei ole, siis tegelikult elada ei tohiks, eks ole, aga noh, meil on palju selliseid juhtumid ja mis on tulnud üle juba vanast Vene ajast, eks ole, on ju, kus siiamaani pole mõnedel majadel kasutusluba, aga uutel majadel ikkagi, mis nüüd viimasel ajal ehitatakse, on ikkagi suuremalt jaolt taotletakse kasutusluba ka, eks ole, on ju. Nii, Elo tahtis midagi öelda. Et kinnisvara hindajana ütlen, et vaatasin, et praegu see maja on 950 000 euroga müügis. Kasutusloa puudumine laias laastus tähendab seda, et paljud pangad ei finantseeri, aga ma eeldan, et inimene, kes ostab siis peaaegu miljonilise maja, et siis ta niikuinii ilmselt panga finantseeringut ehk ei kasuta, ehk siis ma arvan suures pildis keegi ära ehk ei suure. Aga aitäh. No vot, see on küll huvitav, kus see miljon kohe niimoodi tagataskust võtta, loota võiti, jah, et mina ei tea, ilma laenuta ja. Aga ei, ma ütlen seda lihtsalt, et tõesti, nagu Kaido ütles, et ega neid juhuseid on meil päris palju, kus on, ma tean, juba 3-4 juhust, kus pannakse asi püsti ja siis tagantjärgi tullakse nüüd, et ega hullu midagi ei ole, et heal juhul pean detailplaneeringu tegema. Et kas või võtke see sama Kolmiku tänava lõpus, eks ole, et meil on karp püsti, eks ole, nüüd jälle kohtus saime teada, et just kui omaniku vara juba nii palju on sinna juba raha sisse pandud, et ei tohiks nagu sinna kallale enam minna. Et selles mõttes on need ikkagi halvad näited, et nii nagu spordiski, et kui sa ikka astud joone peale, siis on rikkumine ja seal ei ole vahet, kas on 1,9 meetrit või on seal 15. Ja palun, Kaido. Ja väga õige, ma tahtsin ka just selle Kolmiku tänava näite tuua, eks ju, kus on ju tegelikult räigelt mööda tehtud, eks ju, lihtsalt jõhkralt kallas raja peale võetud looduskaitse alalt puud vaate eest ära ja kõik nii edasi, on ju. Ja täna tuleb kohtust otsus, et pole nii hull, on ju, et juba on raha pandud sisse. No ma teen ettepaneku küll ka selle punktiga vallal nagu meelekindlust hoida, on ju, ja minna ikkagi lõpuni, on ju. Et siin on ka vist veel detailplaneeringu algatamise teema ja seadustamise teema, et eks ju. Tegelikult, kui me ei tee selga sirgu ei aja, on ju, siis need asjad jäävadki meile rippuma ja me muudkui kirume siin laua taga, on ju. Ma ühe näitena tuua Pärnu, on ju, kus Eesti ainukene juhtum, kus linnapea tolleaegne Mart Viisitam sõitis traktoriga kohale ja võttis lahti ühe korruse ära. Vihma sadas, hotellil võeti pealt üks korrus ära, on ju, sellepärast, et oli valesti ehitatud. Eks. Üritus läks pankrotti vist, nagu ma mäletan, on ju, ja ma otseselt teagi, mis seal praegu päris hästi on ju, aga täna on kõik väga vaatavad, et ega mul kogemata midagi sellist ei ole. Et ega läbi valu ja pisarate kahjuks on ju, või oled lihtsalt ise rumal ja naerualune? No siin samas ma mäletan ühte veel oma tööajast, et siin Rimi taga, see elamurajoon, mis on, et seal ju tänava lõpus üks maja ehitas oma lausa basseini sinna otsa. Kinnise basseini, eks ole, ja kui me hakkasime seda menetlema järelevalvega, siis selgus, see on juriidiline isik. Seda on väga keeruline, seal on mitmed juhatuse liikmed ja see oligi lõpuks need otsad läksidki vette ära, see müüdi juba vaikselt edasi ja põhimõtteliselt kohus ütleski, et noh, et see jälle, see asi ei ole nii suur, et seda peaks lõhkuma hakkama. No. Et lõpuks me jõuame jah selleni välja, et ega seda lõhkuda enam nii lihtsalt ei ole kellegi varane. Ja, palun. Et ma ühe teema ütleks veel juurde, et no oleks kuskil, ma ei tea, metsas, eks ju, kus tõepoolest, aga siin on tegemist on ikkagi sellega, et on kehtestatud ühiskondlik kokkulepe detailplaneeringu näol. Kõik on kokku leppinud, et me teeme niimoodi, on ju. Ja siis tuleb keegi teeb teistmoodi, et noh, tegelikult minu meelest tuleks siin jah hoida järgi, aga see läheb juba kordamiseks. Aitäh. Nii, ma loodan, et kõik selle eelnõuga või mõlema eelnõuga on tutvunud ilusti, teavad neid asjaolusid, et me ei hakka siin kõiki asju nagu uuesti üle täpsustama, aga ma saan aru, et protseduuriliselt me peaksime nüüd mõlemad eelnõud läbi hääletama. Jah, et ja kes siis rohkem hääli saab, ma saan aru, et see eelnõu läheb lõpphääletusele. Ehk siis kõigepealt paneme siis hääletusele, esimesena oli meil siis
detailplaneeringu algatamise eelnõu Rannamõisa külas Vana-Tari T4 maaüksusele lähialal. nii, kes toetab selle detailplaneeringu hääletamist, palun käega märku anda, või vabandust, algatamist, palun käega märku anda. Keegi ei toetanud, nii. Ja teine on siis sama detailplaneeringu algatamata jätmine. Kes toetab selle detailplaneeringu algatamata jätmist? Nii, 13 poolt häält. Eelnõu siis algatamata jätmine läheb meil nüüd lõpphääletusele. Kohe paneme. Nii, ja siis paneme nüüd lõpphääletusele siis eelnõu Rannamõisa külas Vana-Tari T4 maaüksuse lähiala detailplaneeringu algatamata jätmine. Kes on selle poolt, palun käega märku anda. Ühehäälselt. Nii, aitäh. Järgmine päevakorrapunkt on revisjonikomisjoni kontrollimise tulemuste realiseerimine. Ettekandja revisjonikomisjoni aseesimees Eva Rojasaar, palun. Aitäh. Annan siis ülevaate revisjonikomisjoni poolt tehtud uurimisest seoses Harku valla munitsipaallasteaias ja eralasteaias ja lastehoiduses käivate laste kohta, mis käsitles siis tasusid ja lapsevanemate võrdset kohtlemist. Küsisime selle tarvis mitmeid dokumente ja andmeid vallavalitsuselt, saime need viimased andmed laekusid 13. aprill ja vaadeldavaks perioodiks oli siis aasta 2022. Andmeid analüüsides ja dokumente lugedes siis tegime järgmised järeldused. Esimene järeldus sai nüüd teise punktina täna juba parandatud, see oli siis vastuolu määrustes ja sellega vallavalitsus ka nõustus. Teine järeldus oli, et ilma riigihanget korraldamata ühepoolset eralapsehoiu toetuse suuruse määramine ei ole kooskõlas vaba turumajanduse ja põhimõtetega ega riigihangete seadusega. Sellega nüüd vallavalitsus ei nõustunud ja vastuväide oli, et vallavalitsus ei hangi või seda eralastehoiuteenust, vaid ta toetab siis eralastehoius käiva lapse vanemat. Kolmas järeldus oli, et kuna munitsipaallasteaias ja eralasteasutuses käivate laste vanemaid koheldakse toiduraha maksmisel erinevalt, mis omakorda suurendab asutuse töökoormust, tuleks vallavalitsusel töötada välja viis, kuidas eralasteasutuses käiva lapse vanemal ja hooldajal oleks tasude maksmine sama lihtne ja mugav kui munitsipaallasteaias käiva lapse vanema hooldajal. Siin kommenteeris vallavalitsus, et nad on selle vastu võtnud ka kasutusele meetmeid ja praegu siis osade lastehoidude toit siis tarnitakse munitsipaallasteaedade poolt ja mõeldakse ka siis selle nii-öelda lihtsustamisele, et kuidas eralastehoius käiva lapsevanem saaks siis lihtsamalt oma nii-öelda kompensatsiooni tagasi. Ja viimane järeldus oli, mis põhines siis nendele meile esitatud andmetel, et vallavalitsus ei täida koolieelse lasteasutuse paragrahv 10 lõige 1 sätestatud ülesannet ja selle kohta kommenteeris vallavalitsus, et praegusel sellel siis vastamise ajal vallavalitsusel siis ei olnud vaidlusi lasteaiakoha puudumise teemal. Ja sellega see on minu poolt kõik. Aitäh! Nii, kas on mingeid küsimusi või märkusi selle ettekande kohta? Kui ei ole, siis paneme selle eelnõu hääletusele. Kes on selle eelnõu poolt, palun käega märku anda.
12 poolthäält, jah. Nii, ja nüüd on viimane punkt, Harku vallavolikogu 30. detsembri 2010 määruse number 41 vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise korra kehtestamine muutmine. Ettekandja majanduskomisjoni esimees Ott Kasuri, palun. Jah, aitäh. Ma küll tutvustasin seda muudatust ka meie majanduskomisjonis, jah, ja majanduskomisjoni liikmed võtsid selle kohta ka sõna, kõik Mairod Vaik, Riho Saksus, Urmas Ambur ja Heinar Puhkim. Ja põhimõtteliselt on tehtud sellele ka küllaltki põhjalik seletuskiri autoriks on Ive Eevel, Harku vallavolikogu kantselei juhataja. Et tegelikult on see, et mida me teeme selles vanas määruses 2010. aasta volikogu liikmete tasu ja hüvitise maksmine kord muutmine. Ma jätan selle preambula osa siit vahele ja lähen eelnõu sisu ja võrdleva analüüsi juurde. Paragrahvis 1 lõigest 1 sõnaga tunnistame kehtetuks määruse paragrahvi 3, mis teeb ette volikogu esimehele ja aseesimehele Harku vallavolikogu nimel olevate mobiiltelefoninumbrite kasutamise kulude hüvitamise, et mingid kulusid enam neile ei hüvitata ja mingit telefoni enam ei ole. Telefon võib olla, me hüvitame ise. Jaa, loomulikult. Vastavalt oma sellele hüvitise eest, et kõik liikmed saavad hüvitist meil vastavalt sellele, mis positsioon neil on volikogus. Küll aga me muudame paragrahvi 1 lõike 2, muudetakse volikogu liikmetele ette nähtud koolituskulude suurust seniselt 100 eurolt 200 eurole. Seda eelkõige põhjusel, et seadusest tulenevalt on kohalikul esindajatel töötingimused peavad võimaldama neil vabalt oma funktsioone täita. See tähendab muuhulgas ka seda, et volikogu liikmel peab olema võimalus ka enda tööülesande parimaks täitmiseks ennast täiendada. Et see on selle tõstmise eesmärk. Ja määrus ette nähtud 100 euroga ei ole täna enam võimalik ühtegi koolitus saada, seetõttu tehakse eelnõuga ettepanek koolituskulu summa tõsta 100 euro võrra. Samuti nähakse ette muutmisega võimalus eelarveliste vahendite olemasolul, see tähendab, kui kõik volikogu liikmed oma koolitushüvitusi ei kasuta, võimaldava hüvitist kasutada kuni 400 euro ulatuses. Et selline võimalus on loodud ja kui te täna ütlete, et paljud koolitused on kallimad, siis ma pakun teile välja sellise võimaluse, et Eesti linnade valdade kodulehel on olemas koolituste kalender ja tegelikult linnade valdade liidu poolt siis tänane projektijuht Anneli on tegelikult pannud välja sellise koolituskalendri, mida siis omavalitsused korraldavad ühiselt, ehk siis tegelikult ühiselt hangitakse koolitusi, mida tegelikult vabaturul ei pakuta ja need koolitused on odavamad ja selliselt on võimalik ka volikogu liikmetel saada ennast koolitada. Kindlasti on ka selliseid koolitusi jätkuvalt, mida pakutakse tasuta volikogu liikmetele. Ma toon siin välja just nimelt revisjoni liikmete poolsed koolitused, mida on pakkunud eelnevalt Sisekaitseakadeemia ja teised koolitusasutused ja mis osaliselt on ka ESF-i, siis Euroopa Sotsiaalfondi toetus. Nii et võib-olla sellest kuni 200 eurost piisab, et tasuda näiteks omapoolne osalustasu, sest nüüd tavaliselt küsitakse väikest osalustasu teilt sel juhul, kui te ennast registreerite mingile koolitusele, mille enamus koolitust on siis kaetud riigieelarvelistest vahenditest, mis tulevad Euroopa Liidu vahenditest, et selline võimalus on antud ja nii nagu on siin hea kolleeg selle võimalusega teinud, et kõik need, kes on juba targad ja kes ei vaja täiendavalt koolitust, kui nende raha jääb üle, siis seda saab kasutada teiste volikogu liikmete hüvanguks kuni 400 eurot, nii et see raha on volikogu raha ja seda kasutatakse ära volikogu liikmete täiend koolitamiseks. Ma rohkemalt nendel muudatustel ei peatu, ülejäänud on siin sõnastuse osas tunnistatud tühjaks ja siis me oleme teinud siin redaktsioonilisi parandusi, mis tegelikult siis tulenevalt seadustest. Selline on see kiiresti kokkuvõte, et mitte teie aega väga raisata. Aitäh! Nii, aitäh, Ott! Et tuletan siin juures meelde, et volikogu liikme tasusid oleme siin vahepeal üle vaadanud. See on mõneti 2018 või millal meil oli see. Aga et nagu ma ütlesin, et see eelnõu on meil siin muutmata kujul juba siin kasutusel koolituskuludega ju 2010. aastast ehk siis juba 13 aastat, aga nagu teame, see elu on läinud edasi ja nii nagu hea kolleeg siin ütles, et linnade valdade liidu päevale isegi registreerimine, kui sa tahad minna, maksab juba 75 eurot, eks.
mis on selline poolenisti meie enda poolt kinni makstud see teine osa, eks. Nii et sellepärast nagu jah, see informatsiooniks. Kas kellelgi on küsimusi? Jaa, palun, Val. Jah, mul selline väike küsimus on, et kui on siis niimoodi, et on tõesti, et üle 200, ma saan aru, et 200 eurot on igaühele tagatud, eks ole, aga et kui jääb üle ja kellelgi on suurem, et kas siis see kokkuvõte tehakse, ma saan aru, loodetavasti aasta lõpus, et ei oleks mitte nii, et kes eesmees, jah? Just või? No eks me jah, loodame, et viimases kvartalis. Seda võimalust, et ma sel aastal ei soovigi kasutada ja siis on juba ette teada näiteks. No ma heale kolleegile Vallile ütleksin nii, et sul on olemas ilusti oma fraktsioon, eks ole, et kui Kalev Konsa ja Einar Puhkima ütlevad, et nad ei plaani minna koolitama ja neil on võib-olla koolituskulusid ka võimalik katta näiteks Kalevil tööandja poolt, eks ole, kui lugupeetud koolipidaja seda võib-olla talle lubab, siis ta ei pea seda kasutama ja sa saadki kohe teada, et sul on täiendavalt veel pluss 400 eurot veel olemas, nii et aga rohkem sa ei saa kui 400, nii et sa saad ikkagi 2 liikmelt saad natuke raha juurde, jah? Ühelt, jah, aitäh. Jah, 2 polegi vaja, aitäh sulle. Aitäh, Ott. Nii, kui rohkem meil küsimusi ei ole, siis panen selle eelnõu hääletusele, kes on selle eelnõu poolt, palun käega märku anda. Anna nii veel ära. Ühehäälselt vastu võetud. Nii, ja lõpetuseks, järgmine volikogu istung on meil planeeritud 26. oktoobril 2023. Istung on lõppenud.